kui jutt juba valimistele läks, siis ma tahtsin teiega jagada ühte teemat, mille kohta minu käest on väga mitmed inimesed viimasel nädalal küsinud. Et minu juurde on tuldud nii toreda jutuga, et Triin, sina pääsed nagunii volikokku. Aga kes on Virtsusse number 2? Kelle poolt ma peaksin hääletama? Vaadake sõbrad, sellega on selline lugu, et esiteks ei tohigi kellegile öelda, kelle poolt hääletada. Ja seda ei saagi öelda, sest et ärge mõelge selle valimisega üle. Meil ei ole kohaliku omavalitsuse valimine selline keeruline süsteem, kus kellegi hääled kantakse kellegi üle ja antakse kellelegi. Palun hääleta lihtsalt oma südametunnistuse järgi. Hääleta inimese poolt, keda sa usaldad. Võiks öelda, et selle inimese poolt, kelle kätte sa usaldaksid oma majavõtmed ja oma lapsed nädalaks ajaks. Ja sa tead, et nad on hästi hoitud. Et meil ei ole sellist asja, et mingid hääled liidetakse kusagil kokku. Iga hääl, mis annab mingisuguse erakonna või valimisliidu liikme poolt, annab sellele erakonnale või liidule suurema võimaluse pääseda volikokku, rohkem kohti saada. Aga see, kes ikkagi volikokku pääseb, tema jaoks on väga oluline see, kui palju hääli see inimene on saanud. See, mitmes ta praegu on selles valimisnimekirjas, pole üldse oluline. Kui inimene, kes on praegu esimesel või teisel kohal, saab vähem kohti, kui see, kes on kas 8. või 12. siis need esimene teine ei pääse sisse. Pääsevad ikkagi sisse need, kes tegelikult kõige rohkem hääli selles nimekirjas said. Seega ära arvuta, ära mõtle üle, lihtsalt hääleta inimese poolt, kellesse sa usud. Ja siis veel see küsimus, et aga ainult Virtsu inimene seisab ju Virtsu huvide eest. Ma pean ikkagi ainult Virtsuka eest hääletama, et ükskõik millises nimekirjas ta on või kellega koos ta on. Ma vaidlen sellele väga tugevalt vastu. Sest et meil ei ole vaja ainult Virtsu eest seista. Me oleme näinud, mis juhtub, kui ühes vallas ainult ühe piirkonna eest seista. Teised piirkonnad hakkavad välja surema ja lõpuks juhtub see, et kõik see suretab välja ka selle ühe ja õitsva piirkonna. Meil ei ole vaja seda, et Virtsu oleks meil vallas ainus õitsev koht. Palun teeme koostööd selle nimel, et samavõrra saaksid areneda, esile kerkida nii Virtsu, Lõpe, Koonga, Varbla, Lihula, Metsküla, kõik. Meil on vaja tervet valda, et see vald areneks ja püsiks terve. Seega tegutseme hoopis selle nimel, et võimalikult paljude piirkondade head, toredad ja ausad inimesed pääseksid volikokku. Jah, on väga, loomulikult on vaja, et ka keegi Virtsust pääseks, aga meil ei ole vaja, et pääseks 4 inimest Virtsust selleks, et Virtsu hääl oleks kuulda. Ka üks volinik suudab selle väga ilusti viia sinna laua taha. Meil on vaja, et volikogus oleksid päriselt ausad inimesed. Ja siis veel üks teema, mida võib-olla nagu ei tahakski puudutada, aga me praegu rääkima ka ebameeldivatest asjadest, rasketest asjadest, ei pääse sellest mitte kusagile. Et kui ma käest küsitakse ikkagi, et miks osad inimesed vahetavad valimisliite, kolivad teise liitu, loovad uue liidu või kolivad teise erakonda, mis selle põhjus on, miks keegi sellest ei räägi, siis olles aastaid õppinud Tartu Ülikoolis poliitteadusi, ma võiksin öelda, et minu arvates võib sellel olla 2 põhjust. Esimene on see, et inimeste väärtushinnangud tõepoolest muutuvad ja nad on pettunud kehtivas süsteemis. Ja see oleks väga tore, kui need muutused oleksid just läbi selle prisma. Aga teine variant on see, et enda isiklikud erahuvid, oma võimujänu, oma vajadused seatakse kõrgemale avalikest huvidest, oma kogukonnast ja tegelikult oma vallast üleüldiselt. Ja see on see, mismoodi ei tohiks tegelikult neid muutusi teha.
Eriti kahtlane on see, kui need muudatused tehakse vahetult enne valimisi. Tekib küsimus, et miks siis varem ei astetud olemasolevast liidust välja, ei kritiseeritud seda, ei avaldatud oma arvamusi, ei hääletatud teistmoodi. Ja siin on võib-olla oluline ka ikkagi veel kord läbi rääkida need terminid, mida me siin kuuleme, et 13 kätt ja 3 kätt, mis see on? Lihtsalt meenutan teile, et ärge unustage palun, et 13 kätt olid need 13 volinikku, kes 21 volikogu volinikust tõstsid käe nii Virtsut kui teisi kogukondi hävitava haridusreformi poolt, kultuurireformi poolt ja veel paljude teiste meie piirkondi hävitavate otsuste ja reformide poolt. Nüüd on neist ühte valimisliitu jäänud alles 10. 3 neist on kolinud teise valimisliitu koos mitmete teiste inimestega. Lihtsalt, kui te nüüd teete oma valiku, palun mõelge, miks see lahknemine toimus. Kas see on võib-olla teadlik samm, et need 3 kätt koos oma uue valimisliiduga püüaksid kinni selle osa valijate hääled, kes võib-olla selle 10 poolt ei hääletaks. Ja võib-olla nad pärast moodustavad taas ühe suure rõõmsa koalitsiooni, mis jätkavad seda hävitus- ja lammutustööd. Ma ei tea seda, aga minul on selline kahtlus. Seega ma julgustan teid kõiki, esitage kandidaatidele küsimusi. Ja kandidaadid, olgem julged ja vastakem neile. Ma kutsun teid 3 kätt välja. Tulge Virtsu ja rääkige, mis on teie muudatuste ajendiks. Sest mina tõepoolest seisan Virtsu eest. Seisan meie kõigi kogukondade eest, ma seisan kogu valla eest. Terve valla eest.